Kui ma mõtlen nagu tagasi selle koolituse peale, siis ma olen selle peale ka nagu mõelnud mitmeid kordi, et minu arust see koolitus oli nagu selline, et väga vabalt võiks seda teha alates pereringist, sõprade ringist, kuni siis ikkagi päris kõrgele juhtimistasandile nagu välja. Ja on teatud universaalsed asjad, mis on lihtsalt inimloomuses. Ja inimloomus on see, mis lõpuks kas võimendab ülesannete täitmist või pidurdab. Lihtsalt öeldes, inimesel võivad olla kõik teadmised ja oskused, aga kui me ei juhi teda korralikult ja ta ei taha, sest me oleme kuidagi ebameeldivad või see ülesanne tundub ebamugav, siis ta ju lihtsalt ei tee seda. Ja see ongi nagu hästi nagu inimloomuse nagu põhine ja seetõttu mõtlengi, et see amplaa minu arust on nagu väga lai. Teine aspekt, mis minu jaoks on hästi oluline, on see, et eriti sõjaväe või sõjaväe siis kontekstis inimesi, neid noori inimesi juhivad inimesed, kes ei ole isegi samast põlvkonnast. Ja nüüd on hästi oluline nagu aru saada, mida see teine põlvkond tegelikult ootab või kuidas neid juhtima peab, sest asjad, mis nagu meie peal toimisid kuidagi, kunagi mingisugused haridusmudelid või mingisugune kasvatus või asi, siis täna on see ju hoopis teisel tasemel. Ja seetõttu tuleb nagu endale ju teadvustada, kuidas me neid inimesi juhime, sest me tegelikult tahame need inimesed panna kõik võimalikult efektiivselt tööle eesmärgi saavutamiseks. Ja selleks ongi vaja läheneda ju erinevalt. Teadlik inimeste juhtimine on hästi nagu oluline ja mida kõrgemale positsioonile jõutakse, et rohkem see nagu mõju avaldub. Ehk siis, kui kaitsesüsteemis on keegi rühmaülem leitnant ja tal on halb tuju ja see kuidagi väljendub seal rivi ees või klassi ees, siis sellel on nii palju väiksem mõju, kui näiteks see pataljoni või brigaadi ülemal on halb tuju ja ta läheb sellega hommikul esimese asjana ülemate juurde koosolekule. Nii nagu ma koolitusel ütlesin, et see võib väljenduda selliselt, et pärast lõunat kellegi peale kuskil väeosa nurgas karjutakse, sest see mõju ja see lainetus on niivõrd tugev. Enda poolt mina julgen kindlasti nagu soovitada või kas või võtta see aeg seal koolitusel, kus nagu päriselt nagu natukene enda sisse vaadata ja ennast analüüsida. Ja selle võib olla nagu väga hea mõju. Ja lihtsalt pärast koolitus siin nädal või 2 ma sain ühe ülemaga kokku ja küsin, et kuidas sul läheb? Siis ta vastas mulle, et ma olen sinises, ma olen selles rahutsoonis või puhketsoonis. Ja me mõlemad saime väga hästi aru, et kus see tuleb ja see on avaldanud juba täna tegelikult väga sellist positiivset mõju ja tagasisidet.